see ei ole oluline, on see, mis nagu siit välja tuleb ja mis siin toimub, vaata, et mis püksid mul on nii ebaoluline ja nüüd ma olen ise aru saanud ja, et ma veits nagu surun või mängin selle piiriga. Mis värk sinu nagu imidžiga on? Et alati on sellised valged uued tossud, aga riided võivad ka olla sellised nagu vanad ja laiad ja mis värk nagu sellega on? Et jah, ma olen täiesti nõus, et kui me vaatame seda grow up komedit või mis iganes, kõik tulevad sellised viisakad asjad on seljas, on ju, et teeme hakkama nüüd nalja tegema. Aga sina oled just vastupidi, sa oled selline vaba ja mugav riietus on ja tule kas või dressidega ja see on minu jaoks... Ma enamuse open mic'i teengi dressides. No, seda enam. Värviplekkidega dressides, kui aus olla. See on huvitav küsimus tõesti. Ma ei ütleks, et mul on imidž kindlasti nagu teadlik selles mõttes, aga kui ma nii mõtlen, siis see on... Mind täiega noorena häiris, et mingites kohtades ei võetud nagu riietuse pärast nagu tõsiselt või et ei sobi või nagu see, et sul on juuksed sassis, siis see, mis sa ütled, on vähem oluline ja ma arvan, et see kõik on minu nagu võitlus nii-öelda sellega või veits nagu see, et aga et kas te nüüd tahate kuulda, mis mul öelda on või kas tõesti nüüd keegi jätab nagu särgi pärast tulemata nii-öelda. Aga miks mul tossud on? Mulle tossud meeldivad, ma ei tea miks, aga see on tegelikult see ka, et toss on üks asi, mille sa päriselt kannad läbi nii, et see ei ole enam mugav, aga nagu särgi või pusaga plekk või auk ei tee teda vähem mugavaks, pigem teeb mugavamaks, on ju. Ja ma arvan, et see oli ka võib-olla osa mõnes mõttes nagu alateadlikult, see on suur osa nendest valikutest, et mind on alati väga häirinud see, et see mingi väline, mingisugune esteetiline kokkulepe on see nagu läbi mille asju saab, on ju. Et ma olen käinud mingitel tööintervjuudel täpselt, kus on nagu veits, et okei, nagu, eks ilusad seda, nagu, sest see ei ole oluline, on see, mis nagu siit välja tuleb ja mis siin toimub, vaata, et mis püksid mul on nii ebaoluline ja nüüd ma olen ise aru saanud ja, et ma veits nagu surun või mängin selle piiriga, sest ongi nüüd oleme punktis, kus kui mind kuskile kutsutakse, kõik teavad, et see olen mina ja ma tulen nii, nagu ma tulen ja mulle mingist dresscode'ist ei ole mõtet kirjutada selles mõttes, et üks asi on muidugi, kui on venna pulmas, ma käisin jube Nobeli ülikonnaga, aga et see ongi kui ongi mingi black tie, mingi asi, muidu ma ei ole sotsiopaat, on ju, aga enamus kohtades või see, et ma ei tea, mingi uudiste saate nupukesse midagi ütlema või üldse see, et sa oled avalikkuse ees, siis sa pead, ma ei pea ja kindlasti just juuste ja habemega ma nagu see on võib-olla mõnes mõttes natuke selline väljakutsuv või nagu selline see, et aga et kanna siis maha mind, kui sa oled selline inimene, aga et ma üritan käia selle nii-öelda just selle piiri peal, et inimene ei lase ennast nagu sellest häirida või et äkki see asi, mis ma ütlen, on nii huvitav või nii naljakas, ta on siis, persse ma siis kuulan ära, on ju. Aga see on, ma arvan, see on rohkem ja alateadlik, pluss see on laiskus, see on absoluutne laiskus, ma käin maksimaalselt 2 korda aastas juuksuris, sest mulle üldse ei meeldi võõrad inimesed mu silindris ja juuksur on kõige agressiivsem viis sellest ja mul on lihtsalt, mul on nagu mina teisi inimesi ei hinda millegi siukse järgi ja mind veits on nagu see et kui sa
kui sa mind pükste pärast nagu tahad maha kanda, siis ma ei tahagi sinuga asju ajada. Tule räägi muga siis, kui sa oled piisavalt intelligentne inimene, et aru saada, et see on väga-väga ebaoluline. No, ongi just selge see, et on mingid kontekstid, kus see on nagu väga oluline, aga nüüd ongi meie open mic mingis kõrtsis öösel, no mis tegelikku vahet seal on, vaata. Ja no üldse inimesed võtavad kõik kaugelt liiga tõsiselt ennast ja ma ei võta ennast üldse tõsiselt ja see on ka nagu see, et kuidas sa niimoodi välja läksid? Mul on see, et no ma ei tea, külm oli, panin pikad püksid ja kampsuni ja jope nagu, et ma vaatan nagu niimoodi seda, et mitte, et nüüd mis värvi ta oli. Ja ma vihkan riidepoodides käimist ka. Enamus, kui mitte kõik, mu riided on Jörgsi vanad riided ja noh, mul peab asi füüsiliselt seljast ära kukkuma, et ma lõpetaksin tema kasutamise põhimõtteliselt. Jah, ma arvan, et see oli vastus sellele küsimusele võib-olla. Mul on täpselt sama, ma kunagi põhikoolis mind visati koolist välja, sest mul olid dressid ja nagu noh, kuigi ma olin enam-vähem enda arust normaalne nagu õpilane ja kõik oli okk, aga noh, ma ei ole viisakas. Aga tänaval räägitakse hästi palju nagu sellistest asjadest, et minu jaoks on jube nagu imelik see, et noh, mõni inimene küsib, et võib-olla või mõni inimene ütleb, et kuule, jube imelik on mingi teatud küsimusi küsida, et ära küsi, vaata, et jumala eest, et see on ebaviisakas. No näiteks inimesed räägivad, et palganumbri kohta on ebaviisakas küsida. Jah, ma olen täiesti nõus seda. Aga kui teatud kontekstis see mind nii-öelda inspireerib ja motiveerib, siis miks ma ei või seda küsida? Kui inimene ei taha vastata, tal on see õigus, ta ütleb, et ma ei taha vastata ja ongi kõik. Et noh, mina ka nagu vahepeal olen pigem nagu mõelnud sellele, et kui mul see küsimata jääb, kui ma nagu ei ole nagu selles rollis, siis nagu come on, ma tunnen ennast ebamugavalt ja miks ma nagu ei peaks olema selles.